1208 tungis mõõgavendade orgus Sakalasse. Kõik, kes vangi langesid, tapeti. 1209 anti koos Ugandiga vastulöök. See ebaõnnestus. 1211 ründas ordu uuesti. Esimene tormijooks muinaslinnusele löödi tagasi. Toodi kohale kiviheitemasinad, mida Eestimaa ei olnud veel näinud. 6. päeval linnuse väravad avati, sest linnuses ei olnud kaevu. 1217 toimus Viljandi lähedal otsustav lahing. Langes Lembitu, temaga koos 1000 meest. Lahingu täpne asukoht on siiani teadmata. Mitmekümneks aastaks jäi Sakala lahingutest kõrvale. Enamus võitlusvõimelistest meestest oli langenud. Havakünka pääle kasvas valged ristid haid. Uni tule ja pank sööme sais. Havakünka pääle kasvas valged ristid haid. Pojakene, kullakene, läid sa rõhva taiva. vallutavad Viljandi poolakad. Nende sümboliks sai piinapink ja võllas Valvoja lähedal. Siit sai koht ka oma nime. 1600 vallutasid linna rootslased. Linn põletati maha. 1602 tegis vasturünnaku poolakad. Linn põletati maha. Lossile tehti 9 tormijooksu. Eelkindlustused purustati suurtükkidega. 1607 tungisid linna rootslased. Linn põletati maha. Lossi ei rünnatud. 1608 vallutasid rootslased Lossi. 1609 ründasid linna poolakad. Loss ja linn olid siis juba varemeis. Jesuiit Dionysos Fabricius põgenes linnast. Tema sõnul peab Viljandi Lossi varemete vahel kurat ise vahti ja kireb kuke kombel. Linn aga on nii purustatud, et inimene seal küll elada ei saa. Selleks ajaks elas linnas veel vaid 100 inimest. Ümbruskonnas oli alles 3 talu. Pojakene, kullakene, lähed sa rõhva taiva. Kohan valgust, kohale ei elemise vaiva. Pojakene, kullakene, lähed sa rõhva taiva. Kohan valgust, kohale ei elemise vaiva. Kuidas ta laulab?